oleme tagasi nüüd teise poolfinaaliga, kus siis Paolo Pizzo tegi esimese torke, kuid nüüd saab Nikolai Novosjolov ka punkti ja 1-1. Väga kiire algus on olnud ja 13 sekundit on mehed vehelnud ja juba on seis 1-1, et 2 torke fraasi ja see on Paolo Pizzole omane, et ega ta eriti ei passi, et ta vehkleb ikkagi väga kiirelt enda matšid ära ja praegu tundub, et super algus Nikolai poolt, et 2-1 ees ja nüüd on 2 punkti järjest võtnud siis Pizzolt ära. Tuleb siit nüüd punkt Pizzole. Me oleme täna näinud Nikolailt tõesti seinast seina esitusi, et niisugust passimist ja ootamist, kui ka ütleme siis tõesti kõva andmist kohe algusest peale. Eks see on jälle see sama asi, et kõik sõltub vastasest. Tuleb siit 3. punkt Nikolaile ja meil on veheldud alles 30 sekundit ja seis juba 3-2. Ja kõik on puhtad torked olnud, et 5 torkefraasi nii on. Jah, tõesti üllatav, et ei ole ühtegi topelttorket selle ajaga olnud. Hetkel siis 2-20 selle kolmandiku lõpuni ja Pizzo selgelt tuleb rünnakule. Väga hästi. Peaasi, et Nikolai meile sellist närvikõdi ei tee nagu eelmised 3 lahingut, et 4-2, tubli seis. Ja rajal on siis 2 viimast maailmameistrit. Paolo Pizzo 2011. aasta maailmameister ja Nikolai Novosjolov 2010. aasta maailmameister. Pizzo praegu hästi otsis oma võimalust ja teeb selle torke ära 3-4, siis hetkel veel Novosjolov ees. Pani jalga ja natuke loll torge, aga jah. 3 viimast kohtumist Nikolai võitis 1 torkega kõik, et 2 oli vaja veel nii-öelda lisaaega. Kas sa arvad, et kuidagi see mõjutab ka tema seda poolfinaali esitust? Ma väga ei usu, et kui siis ainult positiivselt selles mõttes, et kui sa tuled nii-öelda üle noad ära võidad, siis see annab emotsiooni nagu järgnevateks. Et ütleme see viimane matš, mis ta nüüd võitis 15-14, aga lõpetas nagu topelttorkega, et seal ta juhtis terve matši ja oli 14-11 oli ees. Et see nagu ei ole nagu põhjust rääkida mingist erilisest väsimusest või minu meelest vähemalt. Nüüd on eelmise aasta maailmameister itaallane Paolo Pizzo saanud 3 punkti järjest ja läinud juhtima 5-4. Minut 45 siis selle kolmandiku lõpuni. Ja see matš on ka selline, mis nagu väga vastase vehklemismaneer on selline, mis teist vastast nagu väga ei väsita, et ta tuleb ja teeb lihtsalt, et matš on lühike ja üks neist võidab lihtsalt ja selles mõttes ma arvan, et väsimus siin küll mängima ei hakka. Praegu on väga hea 5-5. Nikolai näitab ka emotsioone välja ja on selge, et mõlemad mehed väga tahavad võita ja 5-5 on siis seis kohe, kui saab pool sellest kolmandikust läbi. Tuleb siin matši esimene topelttorge 6-6. Seis on hetkel täitsa okei, eks ole? No täitsa okei on praegu. Ja 7-7. Kohe teine topelttorge järgi. See poolfinaal nagu selle järgi, et teist kolmandikku ei tule. Mõlemad mehed on siis alustanud tõesti väga särtsakalt ja Nikolai lendas siin tõesti hooga peale eelmist torget sooritades. Käib kõva pusimine ja mõlemad mehed otsivad oma võimalust. Ai. Eksis praegu Kolja, et see oli tema fraas põhimõtteliselt. See oleks pidanud pulema praegu roheline tuli, aga ma ei tea, kas ta nüüd pani mööda või vahendusel on nii hästi näha, et või läks kõvara käega, et millegi pärast ei torganud tema, vaid hoopis Pizzo. Ja Pizzo sai siis lähedalt torke sooritatud ja asus juhtima 8-7 minut selle kolmandiku lõpuni. Jälle üheaegne torge. No nüüd oleks vaja Nikolail saada üks puhas. No ja oleks ka mitu. Mitu oleks väga hea. 9-8 siis hetkel Paolo Pizzo kasuks. Üks prantslane finaali sai, et ärme itaallast saada, et loodame, et Kolja pääseb finaali.
sekundit kolmandiku lõpuni, väga kõva andmine käib. Ja oleks vaja Nikolailt siis ühte puhast torget. Jälle tuli ühe topelttorge. Tundus küll, et Nikolai sai enne sooritatud, aga hetkel siis seis 10-9. Küllaltki ebastandardne vehkle on see Pitso ja imelikus võistlusseisus, aga kiirust on ja täpsust on ja tunnetus on hea ja ei pea alati nii-öelda klassikalises võistlusseisus olema hästi vähelda. Tuleb siit ka 11. torge Paolo Pitsole ja see on juba selline ohtlikum seis. 11-9 on, ütleme nii, et raske seis, aga seal ei ole midagi katastroofilist veel ei ole, seda enam, et vehelda muidugi väga palju, aga teine asi on see, et kui palju see Pitso laseb nagu vehelda, et praegu kooli asemel ootaks nagu seda aega. Ja nüüd väga hästi Nikolai saab selle punkti kätte 11-10. Novosiolov alistas siis veerandfinaalis 15-14 oma vastase ja Pitso oli kindlamalt üle 15-11. Siis Imre vastu. Oleks vaja veel ühte puhast torget Nikolailt, et seis viigistada. Üks aegne torge vahepeal. Tundub, et nad ikkagi jõuavad minutilisele pausile minna, aga... Ja tuleb ka teine kolmandik. Aga... 9 sekundit siis jäänud selle kolmandiku lõpuni. Mis arvad, kas läheb keegi? Ei lähe. Tundub, et ootavad ära. Mõlemapoolsed võimalused ütleks nii, et see 12-11, üks torge, võit on 3 torke kaugusel üsna lähedal iseenesest, aga tegelikult on sinnani veel üsna pikk tee, et vaatame, kuidas siin teise kolmandiku algus sujuma hakkab kellegi. 2010. aastal siis Nikolai võitis Tallinna Mõõga ja tuli ka maailmameistriks. Et võiks jätkuda ju sama rada, ütleme, et võidab sellel aastal Tallinna Mõõga ja tuleks ka olümpiavõitjaks, nagu siin mitmel varasemal aastal on juhtunud Tallinna Mõõga võitjatega. Jah, Tallinna Mõõga võitjad on tulnud samal aastal ka olümpiavõitjaks väga tihti ja oleks väga hea, kui see juhtuks just nimelt Nikolaiga niimoodi. Huvitav on see, et Nikolail on enamasti läinud maailmameistrivõistlustel paremini kui näiteks euroopakatel. Et maailmameistrivõistlustelt tal on olemas üks kuld, aga euroopakatelt ei ole. Jah, tal on isegi medalit. Just nimelt. Et jah, aga see, ütleme see Euroopa meistrivõistluste ja maailmameistrivõistluste tase üksteisest väga palju ei erine, ütleme nii, et ja nüüd tuli ära. Super, 12-12 ja Nikolai on mängust täitsa tagasi ja sees. Siin oli õnne praegu natukene, aga väga hea. Õnn oli Eesti poolel. Loodame, et läheb sama radapidi edasi. Topelttorge. Siin lõhnab väga selle poole, et läheb otsustava torke peale asi, aga vaatame. 13-13 ja nüüd tuleb hoida külma närvi. Pitso tuleb peale ja taas. Ja lähebki otsustava torke peale. Vehelda on küll aega rohkem kui küll. Aja peale siin jah ei lähe, aga... Kõik jääb selle viimase torke peale nüüd. 14-14. Nikolai on viimased 3 kohtumist võitnud viimase torkega. Tuleb 4 ka. Ei tulnud veel ei tulnud. Hetkel siis oli topelttorge. Südamalt käis jube jõnks läbi. Kohtumine jätkub. Ja tuleb Nikolaile ära. Ja Nikolai Novosiolov on pääsenud Tallinna Mõõga finaali. Uskumatu, super tulemus. Võimas. Mis sa ütleksid sellise kohtumise peale? Suurepärase seeria on teinud Nikolai, et ma usun, et see võistlus annab talle väga palju kindlust, arvestades Londoni olümpiamänge, kus ta juba 3. matši on võitnud otsustavale torkele selle enda kohtumise ja 4. matš, kus ta võidab ühe torkega matši, et No Nikolai näitas, et ta on hetkel maailmas absoluutne tipp. Ja absoluutselt, see on nagu selge ja pani ära ikkagi valitsevale maailmameistrile, mis siin rääkida.